Tere! Täna ma räägin teile Friedrich Reinhold Kreutzwaldist. Eesti rahvusliku kirjanduse looja, kirjanik ja luuletaja, tõlkija ja mugandaja, rahvavalgustaja ja publitsist, keelemees ja ühiskonnategelane. Kreutzwald sündis 26. detsembril 1803. aastal Võrumaal, Eestis. Tema vanemad olid talupoed, isa Johann Kreutzwald ja ema Ann Kreutzwald. Lastepõlves oli ta tihedalt seotud oma perega, kuid isa ja poja suhted olid keerukad, kuna isa oli rangelt distsiplineeritud ja püüdis pojale õpetada talupoja elutöökust ja kohusetundlikkust. Kreutzwald kasvas üles Võrumaal, kus ta sai esialgse hariduse kodus ja kohalikus koolis. Hiljem õppis ta meditsiini ja arstiteadust. Ta töötas arstina ja oli väga pühendunud rahvatervise edendamisele. Samal ajal huvitus ta rahvaluulest ja kirjandusest, kogus Eesti rahvalaule ja jutte ning hakkas neid kirjutama ja töötlema. Kreutzwaldi abikaasa oli Kristiine Emilia Jansen, kellega tal oli mitu last. Tema perekond oli talle väga oluline, kuigi ta pühendus suure osa oma ajast kirjandus- ja teadustööle. Kreutzwald on eelkõige tuntud Eesti rahvuse poose Kalevipoeg autorina, mis on Eesti kirjanduse tähtteos. Ta suri 1882. aastal 14. jaanuaril Kanepis, Eestis. Friedrich oli kirglik Eesti rahvaluule koguja, rahvalaule, jutustusi ja legende. Ta rändas läbi Eesti külade, kirjutas üles suulisi lugusid ja pärimusi, et neid tulevastele põlvedele säilitada. Tema töö aitas fikseerida Eesti rahva kultuuripärandi ajal, mil kirjalik traditsioon oli nõrk. Ta pööras suurt tähelepanu keelele ja stiilile, muutes teosed loetavaks ja kauniks. Peamine teos on Kalevipoeg. Lugu põhineb Eesti rahva müütidel ja legendidel kangelase Kalevipoe kohta, kes oli legendaarse kuningas Kalevipoeg. Kreutzwald panustas Eesti kirjakeele ja kirjanduse arengusse, näidates, et emakeel võib olla ka kõrge kunstivahend. Tema töö inspireeris järgnevaid põlvkondi kirjanikke ja poeete. Ta sai Eesti 19. sajandi kultuurilise taassündi sümboliks. 1855. aastal teatati õpetatud Eesti seltsi septembri koosolekul eposse Kalevipoeg valmimisest ja otsustati epos koos saksakeelse tõlkega trükis avaldada. Ta kogus rahvaluulet, legende ja vanu laule, et luua epos, mis kajastaks Eesti rahva ajaloolist ja kultuurilist pärandit. Teose kirjutamine kestis mitu aastat, sest Kreutzwald töötas väga põhjalikult ja püüdis säilitada rahvaluule vaimu. Esimene trükk ilmus 1857. aastal osadena saksa keeles ja hiljem täielik eesti keeles. Oma raamatus Kreutzwald kasutas eestikeelset kirjakeelt, kombineerides rahvaluulelikke vorme ja eepilise luule elemente. Ta pööras tähelepanu riimi, rütmi ja korduvate motiivide kasutamisele, et teos oleks kaasahaarav ja meeldejääv. Väljaandmine tähistas olulist sammu Eesti kirjanduse arengus ja kultuurilise pärandi säilitamises. Tänapäeval on mitmes Eesti linnas on tema järgi nimetatud Kreutzwaldi tänav. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi monumendid asuvad Tartus, Rakveres, Võrus ja Tallinnas. Samuti asub Sõmru vallas Karlis Kreutzwaldile pühendatud kroonikivi. Samuti asub Võrus Võru Kreutzwaldi kool ja Kreutzwaldi park. Tema nime kannab ka Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline veeb Kreutzwaldi sajand. Esimene rahvale mõeldud õpetlik raamat oli ões tellimusel ilmunud Viinakatk, kus Kreutzwald näitas alkoholi kahjulikkust, kohandades lugu Eesti oludele. Ta andis välja ka esimesed meditsiiniraamatud maarahvale, näiteks 1852. aastal ilmunud sünnitusabiõpiku teejuhataja ämma kooliliste õpetuse juures ja tervisealase nõude raamatu Lühikene õpetus tervise hoidmisest. Ja sellega ma lõpetan. Suur tänu teile tähelepanu eest!